sa, kuidas talu ema, tead sa, kuidas talu ema, tead sa, kuidas talu ema meile leiba sõtkub. Vaata nõnda talu ema, vaata nõnda talu ema, vaata nõnda talu ema meile leiba sõtkub. Üks paigake ilman on viib, üks paigake minu jaoks. Saksamaal on hõllele sarve otsa hõllele, Saksamaal on hõllele sarve otsa hõllele. Aja huugullele Harjumaale, aja huugullele Harjumaale, tuhka vihmallele Turjamaale, tuhka vihmallele Turjamaale, saada sagarõllele Sõrvemaale, saada sagarõllele. Päikeseratas taeva tuli tegera, päikeseratas kasvatab viljakera. Päikeseratas sooja saab iga seeme, päikeseratas Siin on meil ju toonukesed, kirju pihta veinikesed, nad on algad tantsima ja nad on virgad veerema ja. Kõige suurema aplausi ma palun tänasele tantsuetenduse pealavastajale Ulvi Mägile. Tere, kallis Hageri kihelkonna rahvas. Minu nimi on Sirje ja mina olen olnud Hageriga seotud, kui olid need esimesed Hageri kihelkonna päevad
30 aastat tagasi. Aga et Hageri on selline eriline koht. Ta on küll paene pind, aga väga viljaka maaga, eriti kultuuri vallas. Et see kivi siia sai, on tänu meie pisikestele järeltulejatele. Mina isiklikult küll soovisin, et see autor, kes selle kivi välja mõtles, nagu öeldakse, ise loeks oma projekti ette, aga ma kuulsin, et ta ei taha nagu nii suure rahva hulgas esineda. Adele Jaanimägi koos emaga, Triin Piirsalu koos ema-isaga, Maribel Vainoja koos isaga, Loore ja Helenoora koos ema ja isaga, õpetaja Riina Annilo. Aga paljud ikkagi veel ei tea, nii et nüüd te näete, mis siin kivi all on. Nüüd on raiutud igaveseks kivisse Hageri 1241 ja Eesti Vabariik 100. Vaadake, seal on Hageri haridusseltsi lipp, mis nägi uuesti päevavalgust 30 aastat tagasi, kui olid esimesed kihelkonnapäevad. Aga ausalt öeldes tegelikult on selle ajalugu aasta vanem. See oli aasta 87, kui minu poole pöördus üks majaomanik, ütles, ta hakkab maja müüma, aga tal oleks midagi anda. Üle tulid esimesed kihelkonnapäevad 88 ja oli vaja, et oleks ka juba näha meie sinimustvalget lippu. Ja otsiti, mina siis pakkusin välja, et minul on haridusseltsi lipp. Aga ega ma ei teadnud ka, et teise külje peal on sinimustvalge. Ja kui ma ta siia rahvamaja juurde tõin ja lahti tegime, selguski, et on sinimustvalge. Ja teate, kuidas, kui rongkäik tuli Alevist ja see lipp toodi rahvamajast välja, teate, milline emotsioon oli rahval. Vanemad inimesed, pisarad voolasid ja kõik. Rohkem ma ei oskagi öelda. Absoluutselt väga hästi, kõik. Elagu Eesti! Aitäh, Mihkel, see oli tõesti emotsioon. Aga Reedale ma annaksin ka hea meelega veel paar sõna. Palun. Kallid pidulised, ma tahan südamest tänada veel kord kõiki, kes olid 30 aastat tagasi selle sündmuse korraldamise, läbiviimise juures. Ja ma arvan seda ohet, kui see lipp tuli trepile, mis käis läbi selle suure rongkäigu, mäletan mina ilmselt oma elupäevade lõpuni. Elagu Hageri kihelkond! Ja nüüd selle hetke ja selle peo mälestuseks läheme istutame koos vallavanematega. Mis puu see on, Eiki? Hallnulg. Istutame ühe hallnulu. Enn mäletab ka esimesi Hageri kihelkonnapäevi 88. aastast. Mis esimese emotsiooni sulle toob see aeg? See aeg toob täpselt samasuguse emotsiooni nagu tänane päev, et päike paistis. Mäletan seda lippu, mis välja toodi, et see hobu vankril liikus ja ta on ka minu pere jaoks väga tähtis päev, sest samal ajal, kui minu abikaasa Victoria oli haiglas,
ja poeg oli mul siin kihelkonna päevadel tantsimas, siis tütar sündis juba siis samal aastal ja saab 24. septembril 30-aastaseks, nii et see on nagu üks perehoidja tegemine. Miks üldse need kihelkonna päevad päevakavasse tulid tol ajal? tegelikult see asi läheb natukene mõned aastad kaugemale kui see 30 aasta tagune aeg. Tegelikult algas kõik peale Kohila sovhoosis, kui me tegime sinna muinsuskaitse väikese rakukese. Meil oli sagedane külaline tollel ajal Trivimi Velliste näiteks, Mati Mandel, Mart Laar külastas meid ja väga aktiivne siis siin Hageri kandis nii-öelda vanu mälestusi, fotosid, dokumentide korjaja oli Olev Streff, kes ka oli meie selle muinsuskaitse organisatsiooni üks väga-väga tegus tegelane. Ja vot selles muinsuskaitse organisatsioonis meil see mõte tekkiski, et kui organisatsioon on juba selle vana asja ärgitaja, meelde tuletaja, hoidja, säilitaja, siis miks mitte võtta siis üks Ageri kihelkonna päev ette. Ja sealt see mõte tegelikult tekkiski. Aga kas mäletate, kui palju osavõtjaid tol ajal oli? Ma ei oska seda numbrit öelda, aga ma mäletan seda ühispilti, mille me tegime, kui kontsert oli siin pargis lõppenud selle sama koha peal, kus ta tänagi on, siis kõik pealtvaatajad sinna pealtvaatajate alale, kõik istusid maha ja fotograaf ronis sinna lavakohale või lavale kuskile kõrgele ja võttis selle pildi ülevalt. Vahetan, paremale pööre, paigad ja tuli uus paariline sulle ja temaga vahetad kohad ja algus. Paremale pööre. Paremale pööre, paigad. Ja algus. Lähe! Maha pea! Ispidi. Selle sama lapsega kõrvuti see sama paariline, kes sul oli. Rahvast on väga palju, see näitab, et inimesed hoolivad oma kihelkonnast ja siin kihelkonna keskuses toimuvatest sündmustest, nii et mina usun küll, et see traditsioon on sündinud ja jääb kestma. Mina igal juhul loodan, et Virve korraldab neid päev ikkagi veel, sest tõesti Hageri kihelkond on üks väärt koht.